tere tulemast. Minu nimi on Viivika Lumberg. Olen Smiley koostööpartner ettevõttest Maildo. Ja mina siis olen meiliagentuurist ehk siis tegelen klientidega, kes tahavad kirju välja saada, kes tahavad kontakte segmenteerida, kes tahavad automaatikaid luua ehk et pakun klientidele teenust, kuidas oma meiliturundust võimalikult täpseks ja efektiivseks teha. Ja natukene siis võib-olla seda suurust ka siia juurde, et kui siin üks tore inimene vastas, et temal on kontakti siis 88 000 kontakti, mis on väga-väga palju, siis võt just selliste suurte klientidega mulle väga meeldibki tegeleda, et mul on kliente, kelle listides on miljonid kontakte. Ehk siis segmenteerimine minu jaoks on väga hingelähedane ja väga põnev teema ja sellepärast ma täna seda ka hea meelega teile tutvustan. Ja kuidas ma Smiley'ga seotud olen, Smiley'ga koos me teemegi hästi palju webinare. Meil on hetkel siis just nendest koolitustest hetkel käsil 3. kasutuskoolitus. Meil on olnud juba kirjapõhjade koolitus ja niisugune sissejuhatus Smiley'sse, et kes neid veel pole vaadanud, aga tahab vaadata, siis saate YouTube'ist järgi vaadata neid. Ja tulemas on veel maandumislehtede koolitus, see tuleb meil juba 30. märtsil. Ja pärast on tulemas ka automaatikate koolitus, mis on tulemas 20. aprillil. Ehk siis täna ma teile maandumislehte ja automaatikaid siin ette näitama ei hakka, küll aga siis saab neid varsti laivis vaadata. Nii, minust natukene räägitud, teiega natuke tuttavaks saadud, hakkamegi siis vaikselt pihta sellega, et miks üldsegi kontakte segmenteerida ja miks see kontaktilisti olemasolu ka hästi oluline on. Esiteks, mis ma kindlasti tahaks kohe ära mainida, on see, et meiliturundus, nagu me kõik juba teame, on ainukene turunduskanal, kus kohas see kontaktilist ehk siis sinu kliendilist on sinu enda käes. Ehk kui me teeme YouTube'is, ma ei tea, Facebookis, kuskil mujal turundust, siis me teeme pigem niisugust anonüümset turundust, et me saame sihtida küll huvisid ja huvialasid, aga me ei tea täpselt, kellele, mida me saadame. Küll aga just meiliturunduses see list on meie enda oma ja me saadame välja turundust just nendele kontaktidele, kes selles listis on, ehk me teame väga täpselt, kellele me turundust teeme. Ja seetõttu on ka see segmenteerimine siin kontaktilistis väga-väga oluline, eriti kui teil on juba natukene suuremad listid, ehk siis alates 500 000 kontaktist, mina juba vaikselt hakkaksin tegelema ka kontaktide segmenteerimisega. Ja miks siis segmenteerida? Selleks on väga-väga lihtsad põhjused, mis on ka siin ekraani peal välja toodud teile. Ehk siis esiteks, kui sa segmenteerid teha oma kontaktidele täpsema pakkumise. Ehk siis näiteks ma saan segmenteerida välja ainult kliendid, kes on mul viimased paarid uudiskirjale avanud, ehk siis nad on hästi värsked ja hästi palju reageerivad minu kirjadele, ehk siis tänu sellele, et ma saadan nendele kirja välja, on mul lõpuks väiksem nimekirja, kellele kirju saata, aga samas see on ka niisugune hästi palju aktiivsem list. Samuti ma võin segmenteerida kliente huvide järgi, näiteks kui ma olen lemmikloomapood, ja mul on kliendid, kellel on koerad, kliendid, kellel on kassid, kliendid, kellel on hiired, siis ma saan tegelikult nendele kõikidele saata just nendele endale huvitavaid pakkumisi, kirju ja uudiskirju ja infot, ehk siis sellele ma saan teha palju põnevama kirja neile ja teha täpsema pakkumise. Ja mis siis sellega kaasa tuleb? Tuleb kaasa see, et MailChimp väidab, et 23% kõrgem avamismäär kaasneb segmenteerimisega ja 49% klikkimismäär, kõrgem klikkimismäär. Ehk siis need on väga-väga palju suuremad numbrid ja kujutage ette, kui te muidu võib-olla klikib ühes kirjas 100 inimest ja järgmine kord klikib siis 149 inimest kirjas. Ehk siis tegelikult see on juba väga-väga palju mõnusam suurem number ja see teeb endale väga head meelt kindlasti ja saite ka müügile kaasa. Mida siis segmenteerimine veel kaasa toob? Toob kaasa seda, et sa saadad kirju nendele kontaktidele, kes päriselt tahavadki seda infot tarbida. Ehk siis nagu see eelmine näide oli, et kui ma olen lemmiklooma turundaja ja ma saadan koera omanikele välja pakkumise, et
homme on koerte toitud 20% soodsamad, siis see huvitab ka ainult seda ühte segmenti. Kassiomanikele see uudis korda ei lähe, aga koerte omanikele läheb. Ehk siis tegelikult ma kõnetan seda kliendigruppi, kellele see info vajalik on. Ja tänu sellele tegelikult ongi ka see avamismäär ja klikkimismäär palju kõrgem. Kindlasti, mis on veel väga-väga oluline, on see, et sellega kaasnevad väiksemad kulud. Sellepärast, et kui sul on kontaktilistis vähem kontakte lõpuks, sest et sa võtad välja neid kontakte, kes enam olema ei pea lõpuks. Samuti, kui sa kasutad meiliturundusplatvormi, kus sa maksad iga kirja eest, mis sa välja saadad, siis tegelikult on sul väljasaatmiskulud lõpuks palju väiksemad. Sa parandad ka saatja reputatsiooni. Mis see tähendab? See tähendab seda, et igal saatjal, kes me siin oma kirju välja saadame, igal sellel meiliaadressil, mis kirju välja saadab, tal on oma reputatsioon. Ja seda reputatsiooni mõjutavad väga paljud erinevad faktorid, aga muuhulgas väga palju paremuse poole mõjutab seda reputatsiooni just see, kui paljud inimesed sinu kirjaga interakteeruvad. Ehk siis, kui palju seda avatakse, kui palju sinna klikitakse, samuti kui palju sinna vastatakse. Ja kõik need numbrid muutuvad kohe automaatselt paremaks, kui sa hakkad oma kontaktilisti segmenteerima ehk tegema täpsemaid pakkumisi, mis tõttu sinu saate reputatsioon on koheselt palju-palju parem. Kui me vaatame siis kliendi poole peale, siis kindlasti klient ei tahaks oma postkasti saada infot, mis teda ei huvita. Siin on üks näide, kui mul oli 2 väikest poistlast, siis liitusin mänguasja poe uudiskirjaga ja ilmselgelt alguse info väga huvitas mind, kui Legode laevade sooduspakkumine oli või mingi muu Lego äge asi, siis ilmselgelt see sooduspakkumine väga huvitas mind. Aga nüüdseks hetkeks, kui lapsed enam Legodega ei mängi ja tahavad ainult YouTube'is istuda ja Fortnite'i mängida, siis mänguasja poe pakkumine mind enam ei huvita, mis tõttu mind tegelikult peaks sellest listist juba see mänguasja pool ka välja võtma automaatselt, sellepärast et ma ei ole enam selle poe sihtgrupp. Ja ka sellist asja tegelikult nimetatakse segmenteerimiseks, ehk siis seda, et neid inimesi, kes enam ei taha uudiskirjas olla, neid hakkame välja võtma listist. Ja läbi selle tegevuse me tegelikult hakkame siis vähendama seda ohtu, et inimene, kes enam ise listis ei taha olla, hakkaks muidu unsubscribe'i või spam report'i vajutama. Me võtame ta ennem listist välja, ehk siis ta ei pea seda ise tegema ja seetõttu me tüütame vähem oma kliente kirjadega, mida nad võib-olla enam ei taha saada, sest et huvide muutumine tegelikult on täiesti normaalne ja inimlik tegevus. Ja kindlasti, mis toob siis segmenteerimine kaasa, on suurem müük, sellepärast, et kui sa suudad teha sellise sõnumi õigele sihtrühmale, mis päriselt neile korda läheb ja mis neid kõnetab, siis on sinu müügi tõenäosus oluliselt suurem, ehk siis kindlasti see segmenteerimine on väga oluline. Ja mulle kui turundajale on väga oluline ka see, et kui ma siis ühel hetkel võtan oma kirja statistika lahti ja näen, et seal on 23% kõrgem avamismäär, 49% kõrgem klikkimismäär ja müükide arv on mul ka võib-olla 2 korda suurem kui muidu, siis ilmselgelt mu enda tuju on niivõrd palju parem ja see on ka väga-väga oluline osa tööst, et mu enda tuju oleks hea. Kindlasti hästi paljud hakkavad kohe küsima, et kuidas ma kliente segmenteerin, et mis on need segmenteerimise alused, ehk siis kuidas ma oma kliente peaksin grupeerima hakkama. Et siin kindlasti ei ole sellist 100% kuldreeglit olemas, see sõltub hästi palju sellest, et mis on su tegevusala, kes on su kliendid, millega nemad tegelevad ja nii edasi, et sa suudaksid leida, ma ütleksin niimoodi, 3, maksimaalselt võib-olla 6 sihtgruppi, kellele on kirju saata, sest kui te hakkate väga kitsaid segmente tegema, siis te tegelikult tekitate sellega omale hästi palju tööd juurde, et mõistlik on hoida neid segmente kuskil 3-6 erineva segmendi vahel. Ja kuidas neid siis segmenteerida? Võimalik on segmenteerida kliente vastavalt aktiivsusele, ehk siis, et kes on vähem aktiivsed, nemad saavad rohkem kirju, kes on rohkem aktiivsed, saavad rohkem kirju, kes on vähem aktiivsed, saavad harvemini kirju, ehk siis selle järgi on võimalik kliente segmenteerida. On võimalik kliente segmenteerida erinevate huvialade järgi, mis neil on, ehk siis samad kassid, koerad, hiired, ussid,
siis mingisugune huviala, mis teil klientidel on, vastavalt sellele siis segmenteerida kliendilist ära. Kellel on veebipoed, siis kindlasti väga-väga hea segmenteerimise alus on ostuajalugu, ehk siis millist tootegruppi inimene on ostnud varem, vastavalt sellele siis saaks talle ka edaspidi häid pakkumisi teha. Võib ka segmenteerida erineva demograafia alusel, näiteks kui teil on erinevas vanuses kliendid, siis võib-olla neid tasub mõnikord erinevalt kõnetada või erinevaid pakkumisi teha neile. Ehk siis neid ideid, mille alusel klienti kõnetada, on hästi-hästi palju erinevaid ja need sõltuvadki hästi palju siis sinust ja sinu enda kliendist. Ja see cheat sheet, mis siin hetkel ees on, et seda siis te võite siin hiljem veel uurida, sest slaidid tulevad hiljem kaasa ja saate vaadata siit endale mõne idee, mille järgi teie võiksite oma kliente segmenteerida ja kindlasti pole siin kõik ideed kirjas, et julgelt mõelge oma kliendi persona peale ja vastavalt sellele saate omale kliendi segmente hakata looma. Siin on üks minu kliendi näide, näiteks kuidas tema on kliente segmenteerinud, et tema näiteks teeb erinevaid webinare ja siis ta iga webinari kohta on teinud erineva listi, ehk siis, et kes on käinud ühel webinaril kuuluvad ühte listi, kes käinud teisel webinaril kuuluvad teise listi, et sellele siis selle kliendil ongi oma ajalugu olemas sellest, millised kliendid on millised webinari vaadanud ja tänu sellele siis teavad, kellele millist infot edaspidi ka veel saata. Siin on teine näide, täiesti kõige klassikalisem segmenteerimise alus kindlasti on keele järgi segmenteerimine, kellel on kodulehed mitmes erinevas keeles, siis see kindlasti peaks olema üks esimesi segmenteerimise aluseid, sellepärast et tegelikult tahaks iga klient saada omas keeles oma uudiskirja. Et näiteks ka Smile'is, et me saadame uudiskirja siin välja inglisekeelsena, aga seal Smile'i uudiskirja üleval kohe on tekst ja kui sa soovid näha uudiskirja eesti keeles, vajuta siia. Ehk siis me natuke proovime klientega segmenteerida selle järgi, mis keelt nad edaspidi tahavad vaadata. Ja kui sul on kohe võimalik välja saada uudiskiri mitmes keeles, ehk siis eestikeelne kiri läheb ainult Eesti klientidele, venekeelne kiri läheb vene klientidele, ingliskeelne kiri läheb inglise klientidele, siis tegelikult see on kõige parem, sellepärast et inimesed päriselt tahavad lugeda uudiskirja omale sobivas keeles ja see väga palju mõjutab ka kirja tulemusi ja ka müüki. Et kui võimalik on, siis kindlasti vaadake, mis keeles teie kliendid teiega suhelda tahavad. Kuidas saada infot selle kohta, mille alusel kliente segmenteerida? Väga tihti, kui ei hakata kohe seda infot küsima, kui sul on veebipood, siis sa saad poest seda infot, aga on võimalik ka ise küsida kliendi käest. Ja siin see vasakpoolne näide Bespoke Posti poolt ongi siis täpselt üks näide sellest, et kui mul ei ole kliendi kohta infot, et millised huvialad tal on või mida ta tahab minu käest saada, siis ma võin seda tema käest küsida. Ja seda on võimalik siis hästi lihtsasti teha, saadate kirja välja, Smile'i saate teha, nemad saadate kirja välja ja see kiri suunab kliendi maandumislehele, kus ta märgib ära oma huvialad. Ja vastavalt nendele huvialadele siis hiljem saategi teha sama loomapoe näite, siis kui sa ei tea, kas su kliendil on kass, koer, hobune või hiir, siis saad temaga lihtsalt küsida seda, et saad talle kirja, et palun ole hea, kirjelda mulle oma lemmikloomasid, kes su kodus on ja järgmisel maandumislehel siis lihtsalt kliki ära need loomad, kes sul olemas on, me saame edaspidi teha sulle paremaid pakkumisi ja sedasi saadki siis klientidelt huvisid teada. Ja siin parempoolne näide, niisugune väikene blingiv kiri on siis üks näide sellest, kuidas on segmenteerimist ära kasutatud. Nimelt siin on üks näide Ameerika kosmeetikapoest, kellel ei olnud väga palju alust segmenteerimiseks klientide puhul, aga nad teadsid kliendi asukohta. Ja mida nad siis tegid selle kirjaga, nad saatsid välja asukohapõhise ilmateate. Ehk siis iga klient sai niisuguse kirja, kus oli pakkumine all olemas, aga see ülemine ilmateade sõltus siis sellest, kus see klient parasjagu asus. Ehk siis meil siin näiteks on Orlando ilmateade olemas, kes elas New Yorgis, said New Yorgi ilmateate, kes elas Miami's, said Miami ilmateade ja nii edasi. Ehk siis see kiri oli igaühele natukene individuaalne ja see bränd hiljem rääkis, et
nende müügilt kasvasid selle kirja pealt tohutult palju, lihtsalt läbi selle, et ta tegi niisuguse natukene personaalse ja teistmoodi lähenemise. Ja siin tegelikult ei ole midagi ju rasket ega ülimalt keerulist, lihtsalt ongi väike ilmateade sisse pandud siia kirjale. Nii, nüüd on natuke teooriat räägitud, läheme kohe siis päris tegudeni. Ehk et mis siis saab edasi, kui me tahame hakata nüüd päriselt oma kliente üles laadima. Kuna ma siin vastustest teid nägin, et tegelikult teil päris paljudel on juba päris palju kontakte üles laetud, aga on ka inimesi, kes alles alustavad selle tegevusega, siis esimene samm, mida tasuks hakata mõtlema enne, kui hakata üldsegi kliente üles laadima, on see, kuidas luua selline õige fail, millega seda kontakti Smilisse üles laadida. Ja sellest me siis hetkel alustamegi. Esimese asjana näitan mõned asjad ära sellised, mida võib-olla tasuks mitte teha. Näitan ette sellepärast, et ärge siis seda nagu kätke meelde, kui head näitab, mismoodi asju teha, aga te teate, mismoodi asjad ei tööta. Siin on üks näide ühest kliendi koostatud failist, kus on sees kontaktid. Tundub nagu just hästi ilus fail, hästi lihtne, hästi lihtsasti hoomatav fail, et siin on ettevõtte nimi, tema asukoht, tema veebileht ja siis on kontaktaadressid. Kas keegi juba oskab mulle kohe kirjutada näiteks chati, et mis selles failis valesti on, miks seda faili ei ole hea kontaktifailina üles laadida Smilisse? Vaatame, kas keegi teist juba kohe märkab ära, mis siin valesti on selles failis. Just täpselt. Kristin ja Inga hoisid kohe mitu inimest, kes kohe kirjutasid õigesti täpselt. Ehk siis selleks, et kontakte üles laadida Smilisse, peab olema igas lahtris ainult üks meiliaadress. Ja siin, nagu te näete, siis ühes lahtris on väga-väga palju erinevaid meiliaadresse, mis tähendab seda, et kui te selle faili hetkel laeksite Smilisse üles, siis toetakse sisse esimene meiliaadress, ehk siis Martini meiliaadress, kõik ülejäänud jäävad lugemata. Minul endal on oma klientidega olnud seda sama viga mitu korda, et nad teevadki niisuguse faili valmis, nad laevad selle ülesse ja mis siis juhtub, on see, et nad ütlevad, aga mul tegelikult oli siin listis ju 300 meiliaadressi, aga miskipärast üles laeti ainult 250, kus ülejäänud kadusid. Ja siis ma teen selle faili lahti ja näengi, et vot, see ongi see viga. Ehk siis ärge ise niimoodi tehke, iga meiliaadress läheb igasse erinevasse lahtrisse, sellepärast, et süsteem lihtsalt ei suuda muidu aru saada sellest, et teil siin mitu tükki lahtris on ja see on täpselt samamoodi igas meiliprogrammis. Ehk siis iga kord, ükstapuha, mis meiliprogrammi kasutate, pange meiliaadress eraldi reale ja kõik muu info eraldi reale, et siis saab ka iga süsteem aru sellest, et te sisestate meiliaadresse ja kontakte ilusasti omale baasi. Näitan ühte asja veel, mis väga tihti juhtub. Väga tihti juhtub seda, et mul on siin kliendid, kes on erinevatel lehtedel ja siis, kui niisugune fail üles laetakse, kas keegi teab, mis siis juhtub, kui ma laen Smilisse üles faili, millel on mitu erinevat kontaktilehte? Teeme jälle niisuguse küsimuse vastamise vooru, nobatate näppude vooru, kes teab, mis siis juhtub? Veel ei ole vastust tulnud. Ja täpselt, tulevad õiged vastused ka siin. Ehk siis laetakse üles ainult need meiliaadressid, mis on esimesel lehel. Ja mis siis sellest näiteks siin õppida tasub, on kindlasti see, et kui teil ongi endal mingisugune fail, kus on mitmel erineval lehel kontaktid, siis igast sellest lehest tehke eraldi Exceli fail omale ja laadige siis niimoodi ükshaaval ülesse. Ehk siis süsteem ei saa aru sellest, kui teil on mitmel erineval lehel kontaktid, ta võtab ainult esimese lehe arvesse ja ülejäänud jäävad laadimata. Ehk siis järgist hea näide, et iga leht tuleb teha eraldi failiks ja siis üles laadida nad. Nii, ja siis ma olen siin veel paar niisugust näidet tehtud, mismoodi inimesed tavaliselt oma nimesid kirjutavad. Mul on jällegi võetud ühest andmebaasist väljavõte
inimestest, kus me oleme palunud inimestel ise oma nimesid kirjutada meiliaadre, et on niisugune registreerimise leht olnud, nagu ikka tavaliselt on võimalus oma nimi ja meiliaadress jätta, et saada hiljem uudiskirjasid ja siis kuidas inimesed täidavad seda nimelahtrit. See tavaliselt on hästi-hästi niisugune huvitav koht, kus leiab väga palju huvitavat infot. Ja siin ongi näide, ehk siis meil on küsitud inimeste meiliaadressi ja nime ja kuidas inimesed täidavad. Mõned panevad ainult eesnime, mõned panevad ilusti ees ja perekonnanime, mõni paneb ainult tähe. Täiesti on juhtunud inimesi, kes ütlevad, et ma ei ütle sulle oma meiliaadressi või oma nime. Ja on ka neid, kes kirjutavad siis erinevates kas väikeste tähtedega või suurte tähtedega seda nime. Ehk siis tegelikult siia nime lahtrisse, mida ma tahaksin ka panna justkui nagu segmenteerimise aluseks ja kontaktide lisainfona Smile'isse ülesse, siis mul on siin väga palju erinevat infot tegelikult koos. Esimene asi, mida tasuksin kindlasti mõelda, on see, et kui mul on vaja saada kliendi käest nii ees kui perekonnanime eraldi kätte, siis ma tegelikult võiksin küsida need eraldi lahtrites. Ja siis mul tegibki niikuinii andmebaasi 2 erinevat veergu, tekib eesnime veerg ja perekonnanime veerg. Ehk siis võib-olla alati ei tasu küsida ainult ühes lahtris nime. Aga ka siin ikkagi tekib erinevaid huvitavaid versioone, mis muud inimesed nime kirjutavad, et kui te hakkate seda kontaktilist üles laadima ja te tahate seda nime kasutada ka kirja sees, siis viisakas võib-olla oleks need nimed ära ühtlustada selliselt, et eesnimi teatavasti algab meil suure tähega, edasi tulevad väiksed tähed, ehk siis vähemalt nagu selline asi korda teha. Kuidas sellist asja korda teha? Seda tegelikult Excelis korda teha ei saa, seda saab Wordis korda teha. Ehk siis ma näitan ette, kuidas see käib. Te kopeerite oma Exceli nimerea ja kopeerite selle lihtsalt Wordi faili. Ja siis selleks, et need kõik nimed ilusti korda saada, on Wordis olemas selline koht, kus saab change case teha ja siis saab valida versiooni capitalize every word ja mis selline valik teeb, on siis see, et ta teeb selle faili vähemalt nii pöördele ühtlaseks, et nii ees kui perekonnanimed kõik hakkavad suure tähega, ehk siis teil ei ole sellised asid, kes on väikese tähega, mistõttu, kui te tahate seda nime kasutada, siis te vähemalt saate just suure tähega inimest kõnetada, mis on eesti keeles korrektne. Ja kui see on siin olemas, siis kopeerite ta uuesti tagasi siia omale Excelisse. Ja kui te nüüd soovite ka edasi lahku lüüa ees- ja perekonnanimed, siis ka seda saab Excelis tegelikult teha. Ehk siis selle jaoks te valite selle veeru, kus teil on ees- ja perekonnanimed sees ja te saate nad lüüa 2 erinevaks veeruks. Selle jaoks on olemas selline käsklus Excelis nagu text to columns ja siit valite, millise tähemärgiga on ees- ja perekonnanimed omavahel eraldatud. Meie failis tavaliselt on need space ehk siis tühikuga eraldatud ja vajutate finish nupule ja see viib teil siis esimesed ja teised nimed omavahel lahku. Kui siin on 3 nime mõnel inimesel, siis ta teeb 3. veeru veel juurde, ehk siis ta viib kõik need nimed üksteisest omavahel lahku. Ja edasi nüüd on küll tõesti natukene vaja käsitööd teha, et kui keegi kirjutab esimesena perekonnanime ja siis eesnime, siis te peate seda hakkama käsitsi korda tegema, et seda Excel teie eest enam ära ei tee, kuna ta nime sisu ei tea, et kas ta on ees- või perekonnanime nimi. Küll aga te saate niimoodi seda faili korrastada siis. Ja siis te saate ka vajadusel lahtrite pealkirjasid muuta. Ehk siis saate laadida üles faili, kus on ees- ja perekonnanimi eraldi olemas. Ehk siis niisugune väike kiire Exceli õpetus. Kindlasti soovitame, kui teil ei ole tõesti 80 000 kontakti, käige aeg-ajalt seda listi üle, vaadake, et siin väga mingisugust imelik asja sees pole. Kui on kellegi pandud siin eesnimeks test,
siis mina isiklikult pigem kusutagi selle nimesid üldse register alla, ta jääb pigem tühjaks, aga et niisugust naljakat asja võib-olla alati ei tasu ka sisse jätta, sest et hiljem on teil natuke raske muidu selle failiga toimetada. Exceli õpetus on nüüd tehtud ja edasi hakkamegi vaatama juba Smiley'sse ka. Ma tegelikult seda faili kasutada ei tahtnudki, mul on tegelikult täiesti olemas oma andmefail, mida ma hakkan siis üles laadima Smiley'sse. Ja hakkame pihta jällegi natuke võib-olla keerulisemast otsast. Ehk siis hakkame pihta sellest, et mis on need erinevad veerud, mis meil siin Excelis olemas on ja mis nendega juhtub. Kui me hakkame laadima Excelit üles Smiley'sse, siis sisuliselt esimese otsana, kui ma lähengi nüüd Smiley't vaatama, siis tegelikult mul ei ole siin hetkel ühtegi kontakti üles laetud, mis tähendab seda, et mul ei ole siin ka ühtegi niisugust segmenteerimise alust, et kui ma laen selle kontakti üles, siis laetakse üles tavaliselt meiliaadress ja see on kogu info, mis kontakti kohta esialgu olemas on. Võime siin kohe teha ühe näite läbi, et kui ma näiteks lisan siia täiesti käsitsi ühe oma meiliaadressi kontaktina, ma võin siia lisada ka tema sünnipäeva ei pea, siis nüüd on mul olemas siin üks kontakt andmebaasis. Ja kui ma tahan näha, mis andmeväljad mul esialgu nii-öelda tühjas andmebaasis olemas on ühe kontakti kohta, siis ma saan klikkida selle kontakti peale ja ma näen, et andmeväljadest on tema kohta olemas siis meiliaadress ja sünnipäev. Need on väljad, mis on süsteemis alati olemas Smiley's, sellepärast, et meiliaadress on siis see väli, mille järgi Smiley saab aru, mis on unikaalne kontakt. Iga unikaalne meiliaadress on siis üks unikaalne kontakt, kes Smiley's olemas on. Ja muid väljasid esialgu olemas siin ei ole. Kui ma tahan muid väljasid lisada siia juurde, siis seda ma teengi läbi selle, et ma laen kontaktibaasi. Ja mis juhtub? Juhtub see, et kõik need veerud, mis mul siin üleval on, first name, last name, title, location ja nii edasi, nendest tekivad omakorda andmeväljad, mis siis mida saab kasutada hiljem nii segmenteerimiseks kui personaliseerimiseks. Mõni platvorm nimetab neid tagideks näiteks, et sa võid nii-öelda lisada siia erinevaid tag'e kontaktile juurde, sest et lisaks sellele sa lisad tema kohta lihtsalt informatsiooni, sa võid siia lisada ükstapuha millist infot, et sama see kassid ja koerad siia juurde panna, huvialad ja see kõik käib nagu läbi niisuguse Exceli faili. Ja kui ma nüüd selle faili laen siia üles, siis kohe vaatamegi, mis siis saama hakkab kontaktidega. Mis ma tegelikult tahaksin veel teile öelda, see, et Smiley's on üliäge see, et kontakte saab laadida üles Excel failina. Väga tihti seda ei saa Excel failina teha, sellepärast, et väga palju teised platvormid tahavad saada hoopiski CSV faili, mis on ka nagu Excel peaaegu, aga ta on niisugune natuke teistmoodi fail, et tal on komadega jaotatud need erinevad lahtrid seal, aga et Excel on niisugune meie jaoks normaalne fail, et siis Smiley'sse saab laadida ka Exceli ülesse. Nõnda. Kui me nüüd hakkame siis laadima Exceli faili ülesse, siis mida me tavaliselt hästi tihti kliendid teevad, on see, et me sikutame selle faili siia aknasse, kus me tahame kontaktid laadida ja siin on võimalus kohe luua automaatselt list. See on väga mõnus võimalus kohe saada pärast kontaktilist üleslaadimist ka saata neile ka kiri. Ja hetkel ma seda niimoodi muutma ei hakka, ma hiljem näitan, mis sellega siin teha saab, aga selleks, et teile hiljem näidata, mismoodi see filter siin hiljem muutuma hakkab, siis läheme üles. Ja natuke läheb siis aega senikaua, kuni kontaktid siia ilmuvad. Ja voila, olemas. Meil on nüüd tekkinud siia 313 kontakti. Ehk siis meil on Smiley's näha, meil on kogu andmebaas 313 kontakti ja siin all on 312 kontakti ühes segmendis. Miks siin üks vähem on sellepärast, et me ühe kontakti kõigepealt laadisime siia käsitsi, ma lisestasin käsitsi ühe kontakti juurde.
Kui ma nüüd hakkan vaatama, mis andmed siis ühe kontakti kohta olemas on, siis kui te enne mäletate, siis ühe kontakti kohta meil oli olemas ainult meiliaadress ja sünnipäevalahter. Nüüd, kuna ma laadisin üles Excel faili, kus oli väga palju erinevaid veergusid, siis kõik need veeru pealkirjad tekkisid mul siia kontakti parameetritena ülesse. Ehk siis meil on parameetrina võimalik hakata valima ettevõtte nimet, ettevõtte tegevusala, eesnime, perenime, asukohta ja tema töötiitlit. Ehk siis nüüd need on need parameetrid, mille alusel me hiljem saan hakata inimesi segmenteerima. Ehk siis sisuliselt, mis me tegime? Me tegime seda, et meil olid Excelis veerud, me laadisime selle faili siia Smiley'sse ülesse ja sellest Exceli veergudest tekkisid meile kontakti külge parameetrid, mille alusel me saame hakata kontakti segmenteerima. Kas kellelgi on siiamaani mõni küsimus tekkinud? See on küll hästi tehniline. Ja Liinal on küsimus, kuidas vanadest veergudest lahti saada. Selle jaoks on täitsa, kui ma panin kontakti vaate kinni, ma lähen täitsa algusest saati, et näeksite, kuidas see käib. Avan kontaktid Smiley's, lähen siia kogu andmebaasi peale ja siin on selline nupp muuda väljasid. Ja kui ma nüüd näen, et mul on siin mõni väli, mida ma kindlasti enam ei taha, siis ma saan selle väljasi ka ära kustutada. Aga see tähendab ka seda, et kõik need andmed, mis siin selle välja küljes on olnud, kõikidele kontaktidele kustutavad samamoodi nad ära. Ehk siis näiteks, kui mul ongi need olnud niimoodi, et ma varem olen laadnud üles sinna nimekirja, kus on olnud nimi, lahter, ja siis mul on eraldi olemas ka veel eesnimi ja perenimi, siis ma tegelikult selle nime lahteri võin ära kustutada, sest et mul on juba eesnimi ja perekonnanimi eraldi olemas, ehk siis ma saangi siia välja talle tulla ja siis lihtsalt ära kustutada selle välja ja edaspidi mul seda rohkem ei teki siia seda välja. Mina hetkel nüüd kustutada ei taha, ma jätan need siia alles, aga just, et siis neid saab muuta niimoodi, et sealt alt saate muuta selle parameetri nimetust ka. Et näiteks, kui ma tahaneksin, et first name asemel oleks meil eesnimi hoopiski, siis ma saan seda lihtsalt siit ära muuta. Ja see tähendab seda, et selle välja nimetus süsteemis muutub. Liisi küsib, kuidas lisada sellist välja, mis näitab huvi, näiteks üritustest on huvitatud, kui teen lahtri üritused ja kirjutan vastuseks yes kõikidele kontaktidest ja segmenteeri õigesti. See on väga hea küsimus, ehk siis see on küsimus selle kohta, mismoodi segmente luua niimoodi, et sa hiljem saaksid neid Smiley's ka ära kasutada väga-väga targasti. Selleks, et filtreid, mitte filtri, vaid need parameetrid üles laadida, sul on võimalik, kui sul on hästi palju erinevaid üritusi, siis sul on võimalik teha niimoodi, et iga üritus on eraldi veerg sul Excel tabelis. Selle kohta ma toon ka siin ühe näite. Mul on siin üks klient, kellel on hästi palju üritusi ja kui ma siit nüüd teen ühe kontakti lahti, siis mis on näha, ongi see sama, et iga selle üritusele ma olen loonud omakorda nii-öelda nagu pealkirja, ehk siis see veeru nime ja kui ma veeru sisse ja välja sisse olen kirjutanud kas siis jah või siis selle ürituse nime, siis ma selle järgi saangi need hiljem välja segmenteerida neid kontakte. Kuidas seda Excelis välja näeb, siis ma kohe näitan teile seda ka. See fail näeb Excelis välja niimoodi, ehk mul on siin ees meiliaadress ja siin tagapool on siis iga ürituse kohta eraldi veerg ja veeru sisse täidame välja ära ainult siis, kui see inimene üritusel osales. Variant 2 on teha seda selliselt, et ma teen veeru, mille pealkiri on, sinul oli lihtsalt üritus ja ma täidan selle ära nimetusega, millise üritusel inimene osales. Näiteks osales mul kliendipäev 22.02.02 niimoodi ja järgmine klient osales üritusel seminar 16.03, ehk siis ma saan nagu täita erinevate infokildudega ära ja sellisel juhul ma hakkan segmenteerima need nagu selle välja nimetuse järgi siin.
aga see on natukene keerulisem variant. Ma pigem ise teeksin sellise variandi järgi, et iga ürituse ma teeksin eraldi veeruks, sellepärast et kui mul hiljem hakkab mõni klient olema mitmel üritusel, siis on natuke raskem sellisel viisil neid hallata, et lihtsam on hakata otsima inimesi üles, kes on mitmel üritusel käinud niimoodi, et sul on mitmes erinevas veerus need üritused. Liisa, kas sa said oma vastuse või oli see vastus liiga keeruline veel? Liisa hiljem vastab meile, ma loodan. Kas... väga hea, Liisa sai oma vastuse kätte. Aga see Liisa küsimus tegelikult oligi samm edasi juba. Ehk siis, kui me läheme nüüd tagasi oma kontaktide juurde Smile'is, siis meil on kontaktid üles laetud, meil on neile parameetrid külge pandud, mida me nende kontaktidega edasi teha saame. Selleks, et luua filtreid või liste, me kasutame nii siis neid parameetreid, millega me kontaktid üles laadisime ja meil on olemas ka tegelikult süsteemipõhised parameetrid. Ja lähemegi sukeldume neisse. Nii, võtame siit õige konto ka lahti. Meil on siis 313 kontakti ja meil on ainult üks list hetkel olemas, mis on kõik kontaktid ja üles laetud listi nimetus. Kui me hakkame uusi filtreid looma, siis filtreid saame luua erinevate segmenteerimise tingimuste ehk parameetrite järgi. Ja siin on olemas süsteemiväljad ja kontaktidega seotud väljad. Süsteemiväljad on nüüd need väljad, mille järgi, mis tulenevad Smile'i süsteemist, ehk kui te juba olete mingi kirju välja saatnud, siis seal on inimesed, kes on siin mõne kirja klikkinud, mõne kirja avanud ja nii edasi. Ehk siis need on need süsteemiväljad, mis näitavad kontakti aktiivsust. Nende järgi saab segmente luua. Ja teine variant on luua segmente ehk filtreid. Nende väljade järgi, mida te ise olete üles laadinud, ehk siis sama Excel file, mida me just üles laadisime, kus meil oli olemas company name, first name, last name, location, title ja nii edasi. Ehk siis me saame ka nende järgi filtreid luua. Teemegi esimese asjana, hakkame tegema filtreid nende samade parameetrite järgi, mida me üles laadisime. Ehk siis näiteks ma tahan otsida üles kõik kontaktid, mis mul seal Excel file'is olid märgitud kui Tallinnas asuvad kontaktid. Ma panen siia filtrile nimetuse, et nad on Tallinnas asuvad kontaktid. Ja filtri aluseks valin siis süsteemi välja nimega location. Ja ma tean, et selle lahtri nimetuseks peab olema siis Tallinn. Ja kui ma vajutan siia arvuta uuesti nupule, siis ta otsib süsteemist üles mulle kõik need kontaktid, mille location on märgitud kui Tallinn. Ja niimoodi saangi teha filtri omale. Hästi lihtne, hästi loogiline. Sama põhimõtet saame kasutada näiteks, kui ma tahan eristada kassiomanikud ja koeraomanikud, ehk siis mul on mingisugune parameeter üles laetud failina, kus ma leian üles sellest Exceli tabelist kõik need kassid ja koerad ja saan selliselt teha selle filtri. Nüüd aga näitan ka teile ette seda, et kui ma tahaks näiteks mitme huvialaga või mitme asukohaga kontakti listi luua, siis ma panen siia, ma tahan otsida üles Tallinna ja Põlva vist oli mul ka olemas kontaktid. Ehk siis sellisel juhul ma saan otsida siit üles ka mitme erineva asukohaga inimesed. Ja selleks ma loon siia mitu filtrit. Esimene filter on siis selline, et asukoht on Tallinn. Ja siis loome täiendava tingimuse, et asukoht on Põlva. Ja mul tuligi siia kohe 69 kontakti, ehk siis ma saan otsida välja kontaktid, kes asuvad
kas Tallinnas või Põlvas. Et näiteks, kui ma tahan saata kirja välja inimestele, kes asuvad Tallinnas või Põlvas, siis selle listiga ma saan seda teha. Ma saan tegelikult segmenteerida ka inimesed välja, kes asuvad kahes kohas korraga, aga muidugi Tallinnas ja Põlvas korraga ei asu, et seda ma hetkel ei näita, aga seda ma näitan teiste parameetrite järgi. Filtrite arv iseenesest ei ole väga määratletud. Panna julgelt juurde ka teisi asukohtasid, näiteks ma tahan Viimsi oma ka siia juurde panna, siis lihtsalt lisan veel siia ühe parameetri juurde ja valime talle locationi ka siia külge ja jällegist saan seda filtrit suuremaks teha. Ehk siis ma saan siia ühte filtrisse panna tegelikult mitu erinevat parameetrit sisse. Ja parameetrit ma ei pea võtma ühest ja samast nii-öelda sellest veerust. Ma tegelikult võin ka võtta niimoodi, et ma tahan näiteks Tallinna ja Põlva kontakte ja inimesi, kelle ametinimetus on CDO. Ja niimoodi ma saan kätte ka niimoodi, et ma saan tegelikult mitmest erinevast veerust inimesi kokku segmenteerida üheks listiks. Nõnda. Ja niimoodi mul tekivad siis nimekirjad siia alla, mis mul püsivad ja mis nende nimekirjadega veel juhtub, on see, et kui ma nüüd laen siia kontakte juurde siia oma andmebaasi, siis need nimekirjad jäävad alati samaks, mis tähendab seda, et kui ma laen siia veel juurde inimesi, kes asuvad mul Põlvas ja Tallinnas, siis nad lisanduvad siia listi automaatselt juurde, mis tähendab seda, et ma ei pea seda listi ka iga kord uuesti käsitsi tegema, vaid ma päriselt saangi lihtsalt laadida uued kontaktid ülesse ja nad automaatselt lähevad kohe õigesse listi, mis tegelikult teeb mul hästi palju lihtsamaks selleks, et ma saaksin erinevaid huvialasid liste teha inimestele. Ma loodan, et see osa oli enam-vähem arusaadav. Kuidas siis teha nii-öelda huvidepõhiseid liste. Ma natukene näitan ka listide koha pealt nüüd juurde seda, mismoodi neid erinevaid tingimusi kasutada siin. Nagu ma näitasin, siis esialgu me tegime location on võrdne, asukoht on võrdne listid. See tegelikult saab meid tingimusi teha ka erinevate tingimuste alusel. Ehk siis ma saan siit välja sorteerida näiteks ka kõik kontaktid, kes ei asu Tallinnas. Selleks paneme kontaktilisti nimetuseks ei asu Tallinnas ja seesama segmenteerimise alus location ei ole võrdne, valisid ja köötan siia Tallinn ja nüüd ta leiab mulle siit listist üles kõik need kontaktid, kelle asukoht ei ole Tallinn. Ehk siis sellega, mida ma teha saan sellega, ma saan näiteks otsida üles kõik lemmiklooma omanikud, kellel ei ole kassi ja saata nendele ühe kirja. Niisugune väga lihtne mõnus segmenteerimise alus. Lisaks selle, et ei ole võrdne, on siin olemas ka veel algab, sisaldab, ei sisalda või lõpeb erinevad versioonid. Kuidas mina ise nüüd tavaliselt kasutan, on see, et ma tavaliselt teen omale mingid testlistid, ehk siis ma lisan oma meiliaadressid ühte listi, kus ma saan teha mingeid teste ja asju niimoodi, et ma saadan kirja välja enda postkastidesse ja hiljem vaata, kuidas asi välja nägi ja selle jaoks ma kasutan väga tihti, kas sedasama on võrdne või sisaldab või algab versiooni. Ja mis see tähendab? Kui ma tean näiteks, et minu meiliaadress algab sõnadega viivika.lumberg, siis ta otsib mind siit ilusti kohe ülesse, ehk siis saab aru, et süsteemi väli e-posti aadress algab Viivika Lumbergiga ja ta jääb siit ülesse. Samuti ma võin kasutada varianti sisaldab, siis ta otsib selle välja seest ükstapuha, kas ta alguses või lõpus, see ühend, mida ma siit otsin ja saan ka niimoodi selle üles otsida. Kui ma valin siit lõppev versiooni, siis sellisel juhul näiteks Viivika Lumbergiga midagi üles ei leita, sest et ta otsib, kas mõni
meiliaadress minu puhul hetkel lõpeb Ivika.Lumbergiga, mida mul ilmselgelt siin olemas ei ole, aga näiteks ma saan otsida välja kõik Gmaili aadressid, kui ma tahan, ja otsida niimoodi, et e-posti aadress lõpeb Gmailiga ja ma näen, et 313 kontakti, kõikidel nendel lõpeb e-posti aadress @gmail.com-iga. Niimoodi, teeme see testist omale ka valmis. Lumberg arvuta uuesti ja me leiame siit ilusti 0 kontaktis, kirjaviga oli sees. Ja testist salastatud. Ja niimoodi saabki teha erinevaid segmente. Nüüd, nagu me näitasime, siis tegelikult saab erinevaid filtreid luua ka süsteemipõhiste näitajate alusel. Ja need süsteemipõhised filtrid on siis need esimesed, mis siin on, ehk siis loodud, muudetud, viimati avanud, viimati klikkinud kuupäevad. Ja need tavaliselt on ühed väga huvitavad filtrid, mida luua, sellepärast, et need on natukene keerulisemad, need on kuupäeva baasil ja vähemalt, kui me aastaga tagasi tegime seda koolitust, siis nende kohta oli kõige rohkem küsimusi. Seega ma näitan neid ka ette, mismoodi need peab ära tegema. Näiteks, kui ma soovin oma andmebaasist otsida üles nüüd kõik need inimesed, kes ei ole mitte kunagi ühtegi kirja avanud. Ja miks seda asja on väga-väga hea üles otsida, on sellepärast, et kui sul on andmebaasis kontaktid, kes pole sul mitte kunagi ühtegi kirja avanud, siis tegelikult nendele võiks ühel hetkel kirjade saatmise ära lõpetada. Ja see ongi see jällegi üks segmenteerimise alus, aktiivsuspõhine segmenteerimine. Ehk et ma ei saada kirju nendele, kes enam kirju ei taha saada, sest nad ei tee neid kirju lahti või need lähevad kuskile folderisse, kus nad kirju ei ava, ehk siis neid kliente tasub hakata välistama kirja saatmisest. Ja sellist listi teha, siis segmenteerimise tingimuseks on mul siin viimati avanud näitaja ja mitte avajatele süsteemis ei tegi kuupäevana ühtegi infot selle kohta, millal nad mingi kirja avanud on. Ja kui ma nüüd võtan siit selle listi ette, arvutan ära, et mitmel kontaktil selles konkreetses listis on viimati avatud kuupäeva lahter tühi, ehk siis pole mitte midagi kirjas, siis ma näen, et siin konkreetses listis on 16 000 kontakti, kes ei ole mitte kunagi mitte ühtegi kirja avanud. Ja selline list ongi siis nüüd niisugune hea list, kuhu võiks hakata saatma kas meeldetuletuskirjad, kui sa kohe ei reageeri, ma võtan selle listist välja, sellepärast, et need kontaktid ei ole kunagi su kirja avanud. Samamoodi saab otsida üles kõik kontaktid, kes pole kunagi ühtegi kirja klikkinud. Ehk siis ma vahetan selle tingimuse välja viimati klikkinud vastu ja kui viimase klikkimise kuupäev süsteemis on tühi, ehk siis mitte mingi kuupäeva siin ei ole, siis ma saan näha kõiki kontakte, kes pole mitte kunagi mitte üheski kirjas klikkinud. See tundub arusaadav, eks ole ju, niisugune lihtne ja loogiline. Nüüd, ma ise tavaliselt päris niimoodi seda asja ei tee, et ma võtaksin välja kõik need kontaktid, kes kunagi pole klikkinud või avanud, vaid ma tavaliselt panen siin mingisugune kuupäeva sisse. Ehk siis ma vaatan kuupäeva, viimase avamise kuupäeva, kui viimase avamise kuupäev on näiteks tänasest 6 kuud varem, siis ma saan nende kontaktidega midagi muud ette võtta või siis teistpidi, ma väga tihti ise loon liste, kus ma saadan rohkem kirju inimestele, kes on viimasel ajal olnud aktiivsed. Ehk siis ma tavaliselt loon listi aktiivsetest kontaktidest. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ma otsin üles baasist kõik need kontaktid, kes on näiteks viimase 3 kuu jooksul mul kas või ühe kirja avanud. Ja selleks, et sellist listi teha, siis ma võtan uuesti jällegi segmenteerimise aluseks selle viimati avatud tingimuse. Ja valin siit tingimuseks, et kuupäev peab olema kas suurem või võrdne kui mingi kuupäev. Ja kuupäeva formaat, nagu juba Jane kirjutas, peab olema alati õiges formaadis. Ta peab olema sellised, et sul on esimesena aasta,
siis on sidekriips, siis on kuu, sidekriips ja kuupäev. Ja kui ma näiteks nüüd hetkel otsin välja kõik kontaktid, kes on avanud mul kirja pärast 20. oktoobrit 2022, siis ma näen siin, et 27 000 kontakti on avanud selle kirja peale 20.10.2022. Ehk siis ma saan välja selekteerida kõik need inimesed, kes on avanud kirja pärast 20. oktoobrit 2022 ja nemad on siis minu jaoks nii-öelda aktiivsed kliendid, kes tegelikult ka avavad kirjasid ja kellele ma võiksin rohkem kirjutada. Kui ma nüüd siit valiksin aga vastupidise variandi, ehk siis, et see kuupäev on väiksem või võrdne kui, sellisel juhul süsteem otsib üles kõik kontaktid, kelle viimane kirja avamise kuupäev on siis sellest kuupäevast varasem kuupäev või siis, kelle selle lahter on tühi. Ja ma näen, et neid kontakte on siin 16 000, ehk siis need on need kontaktid, kes on sellest konkreetsest kuupäevast, mida ma siia kirjutasin, varem kirja avanud ja hiljem enam mitte. Sama loogikat saan ma kasutada ka klikkimise kohta, ehk siis ma saan otsida inimesi üles, kes on mul pärast 20. novembrit, see on oktoober, 20. oktoobrit kirja klikkinud ja saan jälle käest otsida niimoodi kontakte üles, kes on siis klikkinud sellisest kuupäevast hiljem. Lisaks sellele, et on võimalik valida koos selle kuupäevaga kuupäeva, sa võid ka siis valida on suurem kui, see tähendab seda, et seda kuupäeva arvesse ei võeta lihtsalt, et viimane kliki kuupäev on olnud alates 21. kuupäevast, kui ma valin siis on suurem kui variandi. Kui ma valin on suurem või võrdne kui, siis võetakse ka see viimane kuupäev arvesse, et mille siis neid kontakte kokku loetakse. Näitan teile veel ühte listi, mida mina ise väga tihti kasutan. See on selle jaoks, et välja sorteerida kontaktid, keda ma rohkem tülitada ei taha, sellepärast, et nad ei ole väga pikalt kirju avanud või ei ole üldse kunagi avanud, aga samaaegselt ma tahaks mitte välistada neid kontakte, keda ma hiljuti lisanud olen kontaktilisti. Kuidas seda tehakse? Mul on siin üks kontaktibaas jälle, kus on hästi palju kontakte sees ja ma lisan siia kontakte järjepidevalt juurde. Ehk siis siin on nii uusi kui vanu kontakte sees ja ma tahan välja selekteerida need kontaktid, kes ei ole kirja avanud enne 1. märtsi sel aastal. Ehk siis nad ei ole kirju avanud ja samaaegselt, et nad ei ole ka väga värsked kontaktid. Mis see tähendab siis sisuliselt on see, et ma ei taha saata kirju nendele inimestele, kes ei ole kirju avanud, aga kes ei ole lisatud mul viimase, täna on meil kuupäevaks 16. märts, ehk kes ei ole tänase eilse jooksul lisatud. Ja ma saan seda teha selliselt, et ma panen korraga 2 filtrit tööle. Ma määratan ära, et ma ei taha saata kirja inimesele, kelle viimase avamise kuupäev on väiksem kui 1. märts. Ehk siis kirja saavad need inimesed, kes on pärast 1. märtsi kirja avanud ja samuti selles listis ei tohiks olla inimesed, kes on lisatud baasi täna või eile. Ja selleks, et sellele filtrile vastata, siis ma loon siit tingimuse, et kontakt peab vastama mõlemale tingimusele ja saan kätte sellise filtri. See on nüüd hästi keeruline filter, millest aru saada, sest et siin on mitu tingimust. Natuke lihtsamalt saab seda sama asja teha niimoodi, et ma tahan välja sorteerida kõik kontaktid, kes pole kunagi avanud, ehk siis
see avamise kuupäev on tühi ja et ta pole värskelt lisatud kontakte, siis ma pole teda täna eile lisanud ja ma näen, et selliseid kontakte on mul siin 13 000 tükki sees, ehk siis ta ei ole mitte kunagi mitte ühtegi kirja avanud, aga samaaegselt ta on lisatud baasi viimase 2 päeva jooksul, ehk siis talle võib-olla polegi kirja välja läinud ja ta ikkagist peaks veel kirju saama. Ma saan ühe sõnaga luua väga keerulisi filtrid, siin Smile'is natuke tuleb kaasa mõelda, mismoodi neid filtrid siin teha, aga saab luua väga keerulisi filtreid. Nüüd kindlasti küsige ja Kadri, ehk mille järgi ma saan aru, et klient on kirja lugenud. Klient on kirja lugenud sellisel juhul, kui viimati avatud väljal on mingisugunegi kuupäev olemas, et siis ta on vähemalt ühe kirja sul avanud. Kuidas muidu Smile'is avamisi loetakse niimoodi, et kirja avamist süsteem saab aru kirja avamisest selliselt, et kui sa kirja lahti teed, et tema peal klikid, siis nii-öelda üks väike piksel loetakse sisse, mis võttu Smile'is saab aru, kiri on avatud. Kui kiri on postkastis lihtsalt niisama, siis ei ole avatud kiri. Kiri loetakse avatuks sel hetkel, kui sa kirja peale klikid sinna pealkirja peale ja sa kirja lahti teed, siis see kuupäev loetakse süsteemi sisse ja see kuupäev tuleb ka siia välja peale. Ja see tähendabki seda, et seda kirja on avatud, ehk seda kirja on loetud ja see kuupäev ilmub siia. Kas selle kohta ma vist ise natuke pussetasin midagi segamine, eks ole, ei klikkimine ei ole avamine, kirja peal klikkimine on avamine, aga ma võtan kohe postkasti ette, me täpselt teeme teile kohe puust ja punasega ette, et mis asi on klikkimine ja mis on avamine. Mul on siin hetkel paar avamata kirja, mida te näete, mis on siis tumedad, on ju. See hetkel on avamata kiri. Kui ma nüüd selle pealkirja peale klikin, siis ta loetakse avatuks, sellepärast et see kirjast saadakse aru, et see kiri on avatud. See ei ole klikkimine, see on avamine. Kui ma nüüd siia lingi peale klikin, seda loetakse klikiks. Ehk siis, kui kirja sees on mõni link ja ma siia peale klikin, siis seda loetakse klikkimiseks. Viivika, ma korra täpsustan ka. Ja. Et Smile'i puhul ka, et võib-olla postituste all, kes pärast märkab, on avamiste all nii vaatamised kui klikkimised. Ja siin on see vahe, et nii nagu Viivika näitas on, et ma teen kirja lahti, siis see on kirja avamine. Kui aga kliendil on pildid keelatud ja ta kuskil ei kliki, siis Smile'is seda tuvastada ei suuda, et kas ta selle kirja avas või mitte. Kui ta nüüd aga ikkagist linkidele klikib, siis läheb avamine kirja. Et põhimõtteliselt jah, et kui ta juba klikib kuskil kirja sees, siis on avamine alati kindlalt kirjas. Ja kui pildid keelusti alla, on avamine kirjas. Just. Kus seda näeb on niimoodi, et kui te teete oma postituse lahti, klikite postituse peale, siis te näete postituse statistikat. Ja siin all on kirjad veits allapoole, siin on näha, et mis on see postiadress ja mille ta kirja sai. Ja siin järgmine lahter või siuke vaheleht on avanud. Ja siin te näete ära siis, kas inimene, kes see oli, kes see inimene kirja sai ja mitu korda ta klikkis ja mitu korda ta vaatas kirja. Ehk siis on kõik siin ühe selle akna all kirjas. Ja nagu Jana seletas, et kui inimene juba klikib, siis kindlasti on ka avanud kirja. Nii. Andmebaaside kohta Liina küsib, et kas on parem laadida iga kord vaid uued kontaktid või tervet andmebaasi uuesti. See nüüd sõltub sellest, kas sa tahad lisada andmed või mitte. Iseenesest, kui sa laed baasi uuesti sisse, siis ükski meiliaadress sul 2 korda baasi sisse ei lähe. Ehk siis, kui sa laed baasi uuesti sisse, siis uuendatakse ära olemasolevad väljad. Kui sa lisad mõne välja juurde, siis see väli lisandub olemasolevale meiliaadressile. Ehk siis selles mõttes täiesti ohutu on uuesti kontakti üles laadida, sellega ei juhtu mitte midagi, te ei pea välja nokkima enne uuesti üles laadimist. Ja võib alati laadida siis kogu andmebaasi korraga uuesti ülesse. Kadrin küsib, kas vaatamine on ka see, kui sama e-posti loeb mitu inimest. Kui mitu inimest selle kirja avab oma postkastis, siis see on avamine. Et see on vaatamine, just.
Aga tulles tagasi Kadrini, see oli Liina küsimus, et kuidas kontakti üles saada, kas võtta vanad inimesed andmebaasist välja või mitte, siis selle jaoks ma näitan teile midagi nüüd väga-väga olulist. Ehk siis tegime alguses, kui mäletate, kui me laadisime kontaktilisti ülesse, siis siia tekkis meil kohe üks võimalus teha automaatne filter. Ehk siis see oli niimoodi ja siin tekkis automaatselt filter. Kuidas see filter tekib siia? Selle loogika nägin ka teile nüüd kohe ära. Kui me teeme selle sama filtri lahti, mida me laadimisel tegime, siis see filter luuakse täpse kuupäeva ja kellaaja alusel. Ehk siis selle kuupäeva alusel, millal seda kontakti viimati siis uuendati, ehk siis millal ta uuesti üles laati. See tähendab seda, et kasutatakse välja muudetud süsteemis ja siin välja sees on kirjeldatud ära kuupäev ja kellaaeg. Nüüd ma näitan teile kohe ära, mis juhtub siis, kui ma laen uuesti üles faili, kus osad kontaktid korduvad selle sama listiga, mis mul juba siin olemas olid ja osad on uued. Teeme selle kohe laivist läbi, siis me näeme. Ehk siis jätame meelde, meil hetkel oli siin listis 312 kontakti. Ja nüüd ma laen üles järgmise faili, kus osad kontaktid korduvad selle eelmisega. Ja teeme uuesti samasuguse nupu läbi. Siis mis nüüd juhtus? Nagu te nägite, siis siin ennem oli mul 312 kontakti selles eelmises, nüüd on siin 303 kontakti. Ja see tähendab seda, et 9 kontakti, kes siin listis ennem olid, liikusid mul uude listi. Mis siis juhtus süsteemi poole pealt? Juhtus see, et kui ma laadisin selle nimekirja uuesti ülesse, siis see sama muudetud kuupäev siin kontakti küljes muutus, ehk siis ma laadisin ta uuesti ülesse, muudetud kuupäev muutus ja ta sattus mulle siia uude listi selle kuupäeva järgi. Ehk siis, kui te teete need automaatseid liste ja te laete nimekirjasid uuesti ja uuesti ülesse, siis need nimed teil eelmistest listidest tulevad välja, ehk kukuvad välja. Nad eelmistes listides enam alles ei ole. Mis selle asja mõte on siis see, et kui me laeme kontaktilisti ülesse, siis kui me vajutame seda linnukest seal ees, siis sellisel juhul me ei loo mitte unikaalset listi selles mõttes, vaid see list luuakse selle kuupäeva järgi, millal kontakti viimati uuendati. Ja kui te nüüd tahate luua mingisuguse unikaalse listi, siis on vaja seda parameetrit siin hakata muutma. Kui te saate näiteks teha sellise listi, millal mõni kontakt üles laeti. Näiteks ütleme, et ma tahan teha listi kuupäevaga 16.03 lisatud kontaktid. Siis ma valingi siit, et loodud kuupäev on täna. Ja kui ma nüüd uuesti arvutan selle listi üle, võtsisin selle kellaaja tagant ära, et ainult kuupäeva jääb alles, siis ta nüüd otsib mul üles kõik need kontaktid. Miks ta hetkel ei otsin seda üles, on see, et kuna sellel väial on ka kellaaeg taga, siis tasub kasutada seda varianti sisaldab siin. Ja kui loodud väli sisaldab tänast kuupäeva, siis ta mul leiab üles 335 kontakti, siis kõik need kontaktid, mida ma täna siia nimekirjadesse, erinevatesse nimekirjadesse olen lisanud, siis ta leiab kõik need kontaktid ülesse. Ja selliselt saab luua siis natukene püsivama kontaktilisti, ehk siis kui ma täna olen uuesti mingisugused kontaktid ülesse, mis on uued kontaktid, siis nad tulevad automaatselt samasse listi mulle ja nad ei kao mul ikka hiljem ära, sellepärast, et kui ma kasutan just nimelt seda loodud filtrit, siis arvestatakse seda, mille see kontakt loodi. Kui teil on vaja mingit moodi nüüd meelde jätta täpselt seda, et see list, mis ma täna siin üles laadisin, on mulle nüüd väga unikaalne, väga vajalik list, siis selle jaoks, et seda listi meelde jätta kas mailis, nii et ta hiljem tühjaks ei jookseks see filter,
selleks on vaja Excelisse lisada mingisugune välitöö juurde, millega seda kontakti välja selekteerida teistest kontaktidest. Kuidas see käib? Võtame meie Exceli uuesti ette ja kui ma tahan näiteks samasse Excelisse nüüd teha juurde, et need on mingisuguse kindla kuupäeva kontaktid, siis ma teengi lihtsalt ühe veeru juurde. Näiteks paneme siia üles laetud 16.03.2023 ja märgin kõik, et jah, need kontaktid kõik on täna üles laetud kontaktid ja salvestan selle listi ära. Ja kui ma nüüd need kontaktid uuesti siia üles laen, siis tekib mulle siia taha juurde üks lisaparameeter, mille alusel ma saan neid liste ise selekteerida. Ma võin selle filtriga siis hetkel automaatselt luua, aga ma muudan ta ära. Ja ma näitan kohe, kuidas ma ta ära muudan. Laadsin selle listi ülesse. Ja see on see list, viimane list, mis mul siin oli. Ja ma tahan just ainult neid kontakte kätte saada, siis ma võtangi selle viimase nii-öelda veeru, mida ma siin lisasin. Ma teadsin, et ma panin sinna kuupäeva nimetuse ja selle välja sees kõik need kontaktid olid märgitud mul jahiga. Ehk siis ma saan samad 312 kontakti omale ära salvestada niimoodi, et nad jäävad alati selleks õigeks üheks samaks listiks. Ja sellisel juhul, kui ma selle filtri ära muudan mingisuguse unikaalse parameetri järgi, siis see filter mu tühjaks enam ei jookse. Lisatud 16.03 näiteks filtriga siia juurde niimoodi. Vaatame korra küsimusi ka. Palun näita, kuidas üksikult mingisse listi nime lisada saab. Kui sul on vaja lisada ühte kontakti korraga, siis kontaktide alt saab seda väga ilusasti teha. Lisan siin kontakti ja kui ma lisan üksikut kontakti, siis tegelikult need väljad, mis siin mul süsteemis olemas on kohe täietavad ka. Näiteks ma lisan siia uue kontakti, Viivika Lumberg ja need väljad tekkisid, sellepärast mul on enda Google'isse ära salvestatud nimed siia tegelikult automaatselt ei teki need nimesid teile. Ja kui ma tahan näiteks lisada ta siia samasse listi, et on üles laetud täna, siis ma selle välja peale panengi selle sama nimetuse või nii olla siin jah. Ja kui ma selle kontakti nüüd ära salvestan, siis ta liitub selle sama listiga kohe automaatselt, mis mul juba olemas oli. Kui me mäletame, siis meil oli 312 kontakti. Salvestame selle kontakti sinna listi ära ja kui ma võtan selle listi nüüd uuesti lahti, siis te näete, et siin on 313 nime ja see meiliaadres just ilmus ka siia listi. Kas Hiie said sa oma küsimusele vastuse? Ja kirjuta mulle, kui sa ei saanud, siis ma näitan uuesti veel midagi sulle ette. Kuidas lisada, Hiie küsib uuesti üle, kuidas lisada mingi filtri alla lisakontakte? Kas sa mõtled siis seda, kuidas seda lisada saab ka niimoodi, et ma käsitsi sisestada siia või ma teen seda Exceliga? Just. Ehk siis kuidas lisada samamoodi filtri alla inimesi juurde läbi Exceli. Selleks meil on vaja sama Excel uuesti lahti võtta ja kui me tahame nüüd lisada veel mõne kontakti, kes meil siin Excelis varem ei olnud, siis lihtsalt panemegi siia lõppu juurde uue kontakti. Ja selleks, et ta siia filtrisse ilmuks, ma peangi samamoodi siia samasse lahtrisse märkima ka tema ära samasuguse nimetusega. Ja kui ma selle Exceli nüüd ära salvestan ja uuesti üles laan siia kontaktide alt,
siis seesama nimi, kes mu seal oli, ilmub ka siia samasse filtrisse. Ehk siis kui enne oli 313 nime, siis nüüd on siin 314 nime. Ja see inimene peaks mul siin kõige lõpus kuskil olema. Ei ole. Ta oli mis number 312, vaatame niimoodi. Nii. Ja see on see inimene, kelle me Excelis lisasime, mille järgi me saame aru, et tema see uus nimi on sellepärast, et tal kõik muud väljad on tühjad, kuna me Excelisse muid väljasid tema kohta ei täitnud, ainult siis selle üles laetatud kuupäeva panime siia juurde ja siit on näha ka, et tema liitus selle sama listiga. Ehk siis mis juhtus? Me tahtsime lisada teatud listi inimesi juurde, lisasime ta Excelisse, panime talle selle sama parameetri külge, mida meil oli vaja lisada, et ta siia listi satuks meile ja niimoodi ta tuleb ka siia just külge, siis kui me Exceliga kontaktilisti üles laeme. Ja HIE samamoodi käib sinna Põlva Tallinna listi lisamine, ehk siis sellisel juhul, kui ma tahan seda Tallinna listi panna, siis lihtsalt siin Excelis ma pean siia Tallinna välja peale kirjutama Tallinn talle, kui ta on Tallinnast pärit isik, eks ole. Ja kui ma see listi nüüd jälle uuesti üles lähen, siis ta ilmub ka sinna listi. Ehk siis lähme korra tagasi, vaatame. Meil on Tallinna listis hetkel 35 kontakti. Nüüd me Excelisse lisasime ühe inimese juurde, keda meil hetkel veel Tallinnas ei ole. Ja me laeme selle listi uuesti ülesse. Ja 312 Karl ilmus ka siia. Ehk siis niimoodi saabki inimesi listi juurde lisada ka läbi Exceli ja teda välja ära, kuhu teda vaja saada on ja niimoodi tuleb nüüd siia juurde. Ehk siis asja mõte on see, et see automaatne list, mida saab luua, seda kasutage ainult sellisel juhul, kui te teate, et te tahate nendele kontaktidele kohe saata uudiskirja välja, sest et niipea, kui te laete üles uue nimekirja uute kontaktidega või ka kordate samu kontakte, siis see eelmine list tegelikult jookseb teil tühjaks. Niimoodi. Katrin küsib HIE käest üle, kui sa mõtlesid, et kuidas juba Smile'is olemasolevat aadressi filtreerida, siis kas sa peaksid konkreetset kontakti täiendama, nii et klõpsad kontakti lahti ja kui on filter oleks ole parameetri täitnud, täidad ära. Ja just niimoodi saab teha. See on väga hea näide, mida Katrin meile tõi. Ehk siis, kui sul juba kontakt on listis olemas, aga sa tahad tema mingeid andmeid täiendada, siis ka seda saab ilusasti teha. Ehk siis ma lähen kontaktide alla, avan kogu andmebaasi ja siin on mul näha siis kõik kontaktid, kes mul üles laetud on, koos kõikide nende väljadega, mis nendega üles olemas on. Ja meil oli siin sellise aadressiga inimene, keda me nüüd tahame näiteks ära muuta, et ta pole mitte enam ei ole Tallinnas, aga tema hakkab nüüd asuma meil Põlvas. Ma saan seda välja ka siin ise käsitsi välja vahetada ja vajadusel infot selle lisada. Ja kui ma selle ära salvestan, siis süsteemis muudetakse ka see väli ära ja selle Karl Puuvilja asukoht muutub siis Tallinnast Põlvaks ja ta liitub ka siis vastavasti listi mulle, ehk siis kui ta varem oli Tallinna listis, siis ta nüüd läheb edasi Põlva listi. Samamoodi selleks, et kui teil on vaja mõnda kontakti mitte muuta või ka kustutada, siis ka seda saab siit samast kontaktid ja kõik kontaktid alt teha kogu andmebaasi alt. Vajadusel saate kontakti kustutada või kui ta teie käsitsi kirjutab, et ta enam ei tahaks teie kirjasid saada, aga ta seda unsubscribe'i nuppu ei vajuta, on täitsa inimesi, kes ei vajuta või kes vastavadki kirjale, et me palun mind listist eemaldada, siis saate ka selle inimese üles otsida ja lahku nimekirjast juhul see inimene siis lahkub uudiskirja listist, ehk siis ta muutub inglise keeles unsubscribe ehk siis lahkunud olekuks ja tema enam uudiskirjasid ei saa.
Ehk siis seda te tahate ka samamoodi kontaktidelt muuta, kas siis inimene on aktiivne kontaktilisti liige teil või siis ta on teil uudiskirjast lahkunud kontakt. Kristina küsib, et kas lahkunud pole mõtet kohe päris ära kustutada. Tegelikult ei ole, sellepärast, et võib aeg-ajalt juhtuda, et kuskilt mingit pidi see inimene, näiteks te laete uuesti listi ülesse ja see inimene ikkagi teate listi alles. Aga kui te laete listi ülesse, nimekirja uuesti ülesse, selliselt, et see inimene ikkagi seal listis alles veel, siis see lahkutulek jääb ta alles. Aga kui te kustutate baasist ära ja te laete uuesti listi ülesse, siis ta tuleb uuesti tagasi ja siis ta on uuesti aktiivne kontakt teil. Ehk siis te üritate sama inimest uuesti, kes tegelikult avaldas soovi, et ta ei taha enam listis olla. Ja nagu Jane kirjutab ka, et siis lahkunud kontaktidest tegelikult ei maksa. Ehk siis kindlasti hoidke need alles siin. See on väga mõistlik asi, mida teha, ei ole mõtet kustutama hakata neid, sest et muidu te võite kogemata neid uuesti tüütama hakata. Ja see ei ole ka seaduse mõttes väga-väga mõistlik, sest et ta tegelikult pole avaldanud soovi uuesti liituda nimekirjaga. Kaire küsib, kuidas mitteaktiivsed kontaktid ära kustutada. Et näiteks kui ma olengi nüüd teinud siia listi kontaktidest, kes ei ole näiteks kes ei ole väga-väga pikalt kirja avanud, ma saatsin talle ka meeldetuletuskirja, et kui sa nüüd sellele kirjale ka ei reageeri, siis ma kustutan su nimekirjast ära. Siis neid kontakte ise saab kustutada niimoodi, et sa siin hakkadki need ükshaaval läbi klõpsima. Kui sul kontakte on vähe, siis see on täiesti tehtav. Ehk siis sa teed neist omakorda listi ja võtad siia nupukese peale, ta valib sulle aktiivselt kohe 20 nime ja saaksid ära kustutada need nimed nimekirjast. Kui sul on väga suur nimekiri, siis kirjuta palun Smile'ile, nad aitavad siin selle kustutamisega. Aga kustutamisel kindlasti peab olema põhjus, miks kustutada, et täiesti niisama ei ole mõtet seda teha, aga tõesti, kui sa ei taha tülitada kontakti, kes sul ei ole juba aastaga mitte ühtegi kirja avanud, siis seda on tõesti mõtet ära kustutada ja sellisel juhul saab seda teha kas siis nemad ise 20 kaupasid või siis kirjutage Smiley Helpdeski, et nad aitavad teid sellega. Aga jah, et enne kui sa hakkad kustutama mitteaktiivset kontakti, siis mõistlik oleks korraldada veel kirjutada, et äkki ta tegelikult tahab nimekirjas olla, sest et tegelikult on ka täiesti olemas neid kontakte, kes kirjasid ei ava, aga nad loevad pealkirjasid. Ehk siis näiteks mina ise olen mõnes uudiskirjalistis selliselt sees, et ma kui seda kirja väga tihti lahti ei tee ja mõnikord päris pikalt ei tee, aga tegelikult ma tahan seda kirja tegelikult saada, sellepärast, et ta tuletab ennast meelde. Ehk siis ta tuleb mulle postkasti, ma näen selle pealkirja ära ja mul tegelikult ma tahan seda kirja saada. Ja kui sa siis saadake talle selle viimase võimaluse, et kui sa nüüd seda kirja ei ava kliki, siis ma võtan su listist maha, siis ma sellele kirjale ma reageeriksin. Ehk siis enne kui sa kustutama hakkad, on hästi mõistlik teha niisugune reaktiveerimiskampaania, enne kui sa kontakti maha võtad. Just, ja Jane kirjutab ka samamoodi, et kui ma nüüd hetkel, ma siin teeme kohe näitena läbi näiteks siis. Ehk et võtame kontaktidelt lahti kogu andmebaasi ja märgime siin ühe portsu inimesi, kes on uudiskirjast lahkunud. Ja kui ma nüüd need samad kontaktid siia uuesti üles laen, siis nende olek ei muutu. Nad minu meelest olid mul siin teises listis. Laeme nad kohe korraks uuesti siia ülesse. Ja kui ma nende kontaktid uuesti lahti teen, siis nad endiselt on lahkunud olekus. Ehk siis see ongi see põhjus, miks pärast neid ei tohiks ära kustutada, sest kui te selle listi uuesti üles laete, siis see lahkunud olek ei kuku ära tagant. Küll aga jah, nagu Jane kirjutab, et kui sul on vaja see inimene saada uuesti aktiivseks, siis ta esiteks ise selleks sulle nõusoleku andma ja seda nõusoleku andmine käib siis enamasti sul läbi veebilehe, kuidas sul veebilehe uudiskirjaga liitumise vorm on ühendatud Smiley'ga, siis kui ta sealt selle veebilehe kaudu uuesti liitub, et siis ta
siis see olek tal muutub. Ja see on ka mõistlik, sellepärast, et siis ta on uuesti avaldanud soovi olla see uudiskirjas. Muudel juhtudel ta seda ei tee ja siis ei tasu seda siia listi panna. Nii, vaatame, kas mõni huvitav küsimus on vahepeal veel tulnud. Kas on võimalik saata sünnipäeva õnnitlust automaatselt? Ja seda on võimalik teha. Nagu Jane ka kirjutab, et siis see käib läbi automaatika. Ja seda automaatikat ma tegelikult hakkan teile näitama ka ette 20. aprillil, nii et tule tagasi 20. aprillil, siis ma näitan ära, mismoodi sünnipäeva automaatikat luua ka ja kindlasti võib ka julgelt vaadata Jane soovitatud linki meie helpdeski või meie abifailide alt, kus tegelikult selle jaoks on ilus õpetus olemas piltidega ja just kuidas samm-sammult seda tehakse. Nii, vaatame, kas mõni küsimus on veel tulnud. Hetkel ei ole rohkem tulnud. Kas te tahategi, et ma näitan teile mõne filtri veel ette, mida te tahaksite, et ma näitaksin ette, kuidas tehakse. Et kirjutage palun mulle chatti, milliseid filtreid teile endal oleks vaja, mida te tahaksite näha, et ma teile ette teeksin. Ja siis me saame nüüd siin kohe laivis läbi teha. Kõike kokku kogunud klientidega ja kuidas seda veel ära kasutada, lisaks sellele me saame filtreid luua. Filtreid me loome tegelikult ikkagi mingite põhimõtete pärast, mingite põhjuste pärast. Ja me loome need sellepärast, et saata uudiskirja ainult teatud listidele inimestele. Ja kui me siin saame valida listi, kellele uudiskirja saata. Nii, mul ei ole siin ühtegi meili olemas. Võtame siis ühe teise konto lahti ja teeme ühe kirja. Ja kui me jõuame siia staatusse, kus me valime kirja saajad, siis siia me tegevadki täpselt need samad listid, mida me ise lõime. Ja me saame siit valida, kellele me tahame kirja saata. Võime siit ka mitu kontaktilisti valida. Ja samas, mis on Smile'is hästi äge, on see, et me saame ka siit valida selle listi, kellele me ei taha kirja saata. Ehk siis me tegelikult võime nende samade listide või filtritega luua ka neid kontaktiliste, kellele me ei taha kirju saata. Näiteks, kui meil ongi mingisugune väga list inimesi, kes pole väga oma kirju avanud ega klikkinud, siis enne, kui me ära kustutame, me teeme reaktiveerimiskampaania, aga äkki me tahame välistada juba see praegult olevast uudiskirjast. Ja sellisel juhul selleks välistada listi, me vajutame siia teist korda veel peale, nii et tekib siuke ristimärk siia filtri ette. Ja see tähendab seda, et selles filtris olevatele inimestele kirja ei saadeta. Isegi kui need muudes filtrites on olemas teil, muudes segmentides, siis kui ta on ka siin välistuslistis olemas, siis tema ei saa kirja. Ja selliselt on hästi mõnus ka välistusliste teha ja see on midagi, mis on täiesti mõnus ja unikaalne Smile'is, et väga paljud teised platvormid sihukest asja teha ei luba. Ja siis ongi. Ehk siis üks variant, kuidas me filtrit kasutame, on selliselt, et me vaatame, kellele me kirja saadame. Teine variant, kuidas neid kõiki parameetreid, mida me oleme siia kontaktile lisanud, ära kasutada, on see, et me saame tegelikult ka kirja personaliseerida. Täpselt kõik need sama info, mida me oleme isestanud andmebaasi, me saame seda kasutada ka kirja põhja sees ära. Ja kuidas seda tehakse? Me saame võtta oma kirja põhja ette. Ja näiteks, kui me tahame kõnetada klienti nimeliselt ja me teame, et meil on andmebaasis olemas nimeväli, siis me saamegi kasutada seda välja. Selle jaoks võtame kirja põhjas lahti selle tekstikasti, kus meil on, ja siis saab sisestada siis parameetreid. Ja minul on siin olemas first name'i parameeter ja kui ma siia peale klikin, siis tekib niisugune imelikkude sulgudega parameetri väli ja kui see kiri veel saadetakse, siis see sama sulgudega asi asendatakse selle nimega, mis inimesel andmebaasis olemas on. Ehk siis minu puhul tuleks siia kallis Vivika.
Ja samamoodi saame siia panna igasuguseid muid väljasid sisse. Näiteks, kui ma tean, et mul on olemas asukoht nendele klientidele, siis ma saan siia kirjutada ka, et aitäh, et oled meie pikaaegne klient. Saadame su ettevõttele asukohas. Siis paneme siia selle koha nime, location, suured tervitused. Ja mis siis juhtub, on see, et siia kirja sisse tekib, et aitäh, et sa oled meie pikaaegne klient. Saadame su ettevõttele asukohas Tallinn, suured tervitused. Ehk siis sa saad siia kirja sisse kasutada ära kõiki neid parameetreid, mida sa oled sisestanud. Ja saad teha kirja selliseks huvitavaks ja mõnusaks. Ehk siis näiteks, kui sul ongi jällegi kassid, koerad, hiired, hobused, siis sa saad siia kirjutada kliendile, et näeme, et su koduloomaks on hobune, palun tutvu temale mõeldud pakkumistega või temale mõeldud toodetega. Ehk siis sa saad seda kirja teha hästi lihtsalt personaalseks, niimoodi, et sa ei pea seda iga kord käsitsi sisse kirjutama seda teksti, vaid see tekst päritakse andmebaasist. Küll aga me teame ka seda, et andmebaasid meil tavaliselt ei ole perfektsed, me tavaliselt on mingid andmed puudu. Näiteks kui me nüüd siin lõpus panime mingisuguse kontaktandmeid juurde kontaktmeili aadresse, siis ma ei täitnud kõiki need väljasid ära. Ja selleks, et juhtuks sellist asja, et kui ma nüüd saadan selle kirja välja, näiteks mul ei ole siin eesnime teada inimesele, siis kui see väli on tühi, siis see kiri näeb natuke imelik välja. Ehk siis ta kuvatakse samamoodi kallis first name. See ei ole ilus ja selleks, et seda vältida, on tegelikult olemas fallbackid. Neid nimetatakse fallbackideks, ma isegi eesti keeles selle nime võlgu, kuidas seda tehakse, nimetatakse. Aga need on sellised väikesed koodijupikesed, millega määratletakse ära see, et kui andmebaasis see väli on tühi, siis millise sõnaga see koht asendatakse kirjas. Ja need asjad leiab lingi alt. Ma kirjutan selle lingiga teile siia. Jaana kindlasti peab selle 3 korda enne mulle kirjutada, aga äkki ma jõuan enne Jaana, vaatame. Nii. Ja selle lingi alt leiab nii-öelda koodijupid, millega täiendada seda asukohta kirjas, kus see filter sees on. Ja kuidas seda kasutatakse? Siin on koodijupp olemas. Sa võtadki selle sama koodijupi, kopeerid omale kirja sisse. Jäta esialgu see välja nimi alles, sest et siin on hetkel see koodi, aga näiteks meil tahtsid, minul on see välja nime first name, ehk siis see, mis on selle kandiliste sulgude vahel olev niisugune nimetus, see väljanimetus, siia tuleb kirjutada selle sisse õige väljanimetus. Minul oli first name väljanimetus, ma kopeerin siia selle first name. Ja selle esimese otsa kustutan nüüd ära, seda rohkem pole vaja. Ja mis nüüd juhtub sellise lahendusega? Juhtub see, et ta siin hetkel meil näeb hästi kole ja inetu välja, aga kirja sees tegelikult süsteem kontrollib, kas first name väli on täidetud. Kui see first name väli on tühi, siis asendatakse see nimi sõnaga klient. Sa võid siia panna oma sõna, sa ei pea siia kasutama sõna klient, sa võid siia panna näiteks sõber, kolleeg, töökaaslane, mis iganes sõna. Ja see väli asendatakse ära. Täpselt samamoodi võid asendada kõiki teisi väljasid siin. Näiteks kui mul ongi siin asukoha väli, siis ma kopeerin selle koodi siia, vahetan välja selle väljanimetuse, mida me asendame. Ja asendaja, ehk siis see väli, mis siis asendama hakkab seda location ehk Tallinnat, Põlvat, Viimsit, näiteks panen siia asemele Eesti, ehk siis panen selline üldnäitaja. Ja sellisel juhul see kiri näeb välja selline, et kui asukoha väli on täitmata, siis lause kuvandub selliselt, et saadame su ettevõttele asukohas Eesti, suured tervitused. Ja sellist asja nimetatakse fallbackiks. Ehk siis, kui see väli on täitmata andmebaasis, siis sa kasutad fallbacki, mis on geneeriline mingisugune sõna, mis sobitub sul asusse sisse ja saad asendada selle välja millegi muuga. Kas selle kohta on tekkinud mõni küsimus?
hetkel ma ei näe, kui on, siis küsige julgelt, palun. Siin tuleb filtrite kohta hästi palju küsimusi. Väga hea, aga siis ma hakkan hoopiski neid ette lugema ja jooksvalt, kui tuleb veel küsimusi, siis vaatame ka teisi asju üle. Väga hea Kristina küsimus on selline, et tal on koolituspakkumine ja saadab kuu aega enne koolitust välja kirja kõikidele, kes on siis uudiskirjalistis. Ja ta tahab nädal enne koolitust saata veel ühe korra selle sama kirja välja, aga mitte nendele, kes selle kirja juba korra avasid, vaid teistele inimestele. Ja kuidas mina seda teeksin, on selliselt, et ma läheksin vaatama seda sama postitust, mida sa välja saatsid ja võtad siit lahti avanud ja sul on siit võimalik alla laadida mitte avanute list. Ehk siis siit sa saad kätte need kontaktid, kes su eelmist kirja ei avanud ja sa laed selle listi alla ja sa saad sellele listile. Siit tuleb sul kaasa aga väga palju igasugust muid parameetreid, mida sul tegelikult pole vaja uuesti üles laadida. Teeme ta siis näitlikult läbi ka kohe. Vot ei tuligi ilusti lihtsalt meililist kaasa ja sa paned siia näiteks pealkirjaks, et saadan meeldetuletuse ja täidad kõik jahiga ära, salvestad selle nimekirja ära, laed uuesti omale baasi ülesse ja teed siis uue filtri sellest samast meeldetuletuse parameetrist omale ja saadad neile kirja. Ja Jane on ka pakkunud teistsuguse variandi välja. Ehk siis sellise, et teed välistuslisti nendest, kes juba avasid sai sama kirja. See töötab täpselt samamoodi. Sellisel juhul lihtsalt laed alla avanud inimesed, teed nendest omakorda filtri ja need välistad. Et mõlema pidi on võimalik teha, töötavad ühtemoodi. Ainuke siis on see, et kui kasutada seda välistuslisti, sa vahepeal mõne kontakti juurde pannud, siis ka need uued kontaktid saavad kirja kätte. Kui sa kasutad seda meetodit, et sa laadsid alla mitte avanud kontaktid, siis kui sa vahepeal laed inimesi listi juurde, siis nemad seda kirja ei saa, sest et siit arvestatakse ainult neid inimesi, kes selle kirja ühe korra said. Siin tuleb mõelda, kumma pidi sul enda teha on vaja. Niimoodi. Janelle küsib, lahkunud staatuse lisamine, kas variant käsitsi 20 kaupa ja listiga viimase puhul, mida nimekirjas tulba pealkirjaks kirjutada? Listiga niimoodi sa üles laadid otseselt lahkunuid ei saa ja nagu Jane ütlebki siis, et sa võid põhimõtteliselt selle listi valmis teha, aga sel juhul pead sa siis paluma klienditoelt abi, et märkida need inimesed lahkunuteks ära, et ise ikkagi saab teha niimoodi 20 kaupa näisid. Niimoodi. Janelle küsib veel üle, kui on filter pole avanud 6 kuud, siis ma ise korraga seal olevaid kontakte lahkunuks märkida ei saa, saab teha teie abiga. Just täpselt korraga kõiki filtrid lahkunuks märkida, korraga kõiki inimesi, kes filtris on lahkunuks märkida ei saa. 20 kaupa saab teha, kui seda korraga märkida, kas siis märkida inimesi lahkunuks või kustutada baasist, siis seda saab teha koos mõni klienditoe abiga. Marit küsib, kas sünnipäevade puhul saadetavate kirjad teen siis näiteks filtriga iga kuu kohta ja ajastan. Tegelikult mina teeks seda automaatikaga. Automaatikatest me räägime 20. aprillil, aga kui sa tead inimese sünnipäeva, siis tegelikult siin automaatikate all on olemas uus automaatika töövoog ja
sünnipäevatervitus. Kui seda automaatikat kasutama hakkad, siis siit saad ilusti teha niimoodi, et iga klient saab siis kas õigel päeva või üks päev enne sinu käest kirja, ehk siis mitte sa ei pea selle käsitluse tegema, vaid see käib läbi automaatika. Aga seda ma näitan ette täpsemalt 20. aprillil. Senikaua on võimalik seda siis ise pusida läbi selle, et vaatate Smile'i helpi alt üles, kuidas seda automaatikat tuuakse ja Jane ka seda postitanud juba chati ka, et siis saada ka sealt lingid see lahti teha. See tegelikult on hästi lihtne. Ainuke asi, mis on vaja on teada, on siis see, millal kliendi sünnipäev on kuupäevaliselt ja teha ka see kirjapõhi valmis. Et see on hästi lihtne. Niimoodi. Siis Reet küsib, kas on võimalik ka selline variant Smile'i kontaktid Excelisse importida, kui Exceli algfail on kadunud. Ja seda on väga hästi võimalik teha, kui me läheme siia kontaktide alla ja vajutame kogu andmebaasi peale, siis ma saan siit eksportida kõik nimekirja kontaktid. Ja kui ma siit ekspordin selle nimekirja kontaktid, siis tulevad kaasa ka kõik erinevad väljad, mis selle kontakti külge pandud on. Niimoodi. See on siis see ekspordifail, mis mul siin hetkel välja tuli, kui ma oma kontaktilist eksportisin. Siin on olemas kuupäev, mille kontakt loodi ja siin on olemas ka muud väljad. Ma võtsin natukene vale konto alt, võtame õige konto ka, kus me need lisasime igasugused erinevad väljad. Niimoodi. Ehk siis see on see sama konto, kus me täna lisasime väljasid ja ekspordime siit kontaktid. Ja siit on näha ka ilusasti, et nagu ma ütlesin, tekib siia väli, millal see kontakt loodi. Siin on olemas väli, mille kontakti muudeti. Ehk siis enamasti ma siin üles laadinud kontaktid, aga kui ma näiteks käsitsi muudan mõne inimese kontakti mingid andmed, siis kogu see kuupäev ja kellaad salvestub ilusasti ära. Ja samuti on siia taga olemas kõik need minu parameetrid, mida ma olen siia kontakti külge lisanud. Ehk siis siin on olemas eesnimi, perenimi, asukoht, tema töökoht, ettevõtte nimi, mis ma üles laadisin ja kõik need uued väljad ka, mida ma pärast juurde palin, ehk siis üleslaadimise kuupäev, mida ma tahtsin eraldi listi teha. Ehk kogu see andmebaas on Smile'is olemas, sa võid seda iga kell alla laadida, sa võid seda täiendada. Ja mida väga tihti tehakse näiteks on see, et kui see andmefail läheb ühel hetkel väga-väga suureks, kui on siin hästi palju erinevaid väljasid, siis mingil hetkel ilmselt mõnda välja enam vaja pole või saab mingi asju kokku liita, et siis ongi hästi mõistlik see andmebaas alla laadida, vaadata üle, mida sa tahad alles hoida, mingid väljad võib kokku liita ja siis vajadusel ka Smile süsteemist mingisugused süsteemivered ära kustutada ja siis fail uuesti üles laadida. Et niimoodi on võimalik andmebaasi ka puhastada natukene erinevatest väljadest, kui natukene paljuks läheb. Niimoodi, Marit, oleme siis kindlasti automaatikate koolitustele, ma saan aru, väga lahe. Enne seda, kui me automaatikaid teeme, me teeme ka veel märtsi lõpus nüüd maandumislehtede koolituse, kus ma näitan ära seda, mismoodi siis saab kontaktidele erinevaid infoväljasid külge panna läbi automaatika. Ehk siis näiteks ongi, kui te tahate näha, mismoodi, kui sa ei tea kliendi kohta andmeid, aga sa tahad teada, kas ta on kassi või koera omanik, siis kuidas läbi maandumislehe seda infot küsida saab. Kui sa tahad seda näha, siis tule 30. märtsil vaatama. Ja kui sa tahad näha ka seda, mismoodi siis sünnipäeva automaatikat saata või mingisugust muud automaatikat saata, maandumisehel saab ka automaatika külge panna, siis ja näiteks kui me tahame webinare teha, kus me siis valmistame webinare, kuidas te neid kirju saate, kõiki meeldetuletuskirjasid, siis kõike seda ma näitan ka automaatikate õpetusel ja see on ootamas teid ees 20. aprillil, nii et tulge kindlasti ka sinna kohale. Niimoodi. Inga kirjutab, et tolle tekkis mõnes allalaetavas valist äppi tähtede asemele imelikud märgid ja seda võib juhtuda, mulle tekib ka seda, see on, mis sõna see nüüd ongi? Kodeeringu küsimus on see, siis on vaja vahetada välja UTF kodeering oma Excelil, sest ta
näitab meil asju õigesti. Ekaterina küsib, mul on loodud kaks erinevat filtrit püsiva parameetriga. On olemas 2 erinevat kontaktide faili, mõlemad kontaktid klapivad. Laen ühe faili filtrisse ülesse, siis kaotan mõned kontaktid teisest filtrist. Mis võiks olla viga? Kindlasti oleksin hästi palju abiks seda, kui ma näeksin, mis sa täpsemalt teed seal. Miks see viga võiks tekkida? Ma kindlasti tahaks näha, kuidas sul need parameetrid tehtud on. Ma hetkel sul niimoodi peast väga ei oska öelda. Kui sul on sellega mure, siis ma arvan, et üks variant on pöörduda Smiley helpdeski poole. Jane kindlasti aitab sind, ta vaatab üle, kuidas sa filtrid oled loonud seal. Tõenäoliselt võib asi olla selles, et on muudetud tunnusega filtrid loodud mõlemad. Ehk siis kontakt, nagu Viivika enne mainis, ei saa olla 2 nimekirjas korraga. Et kindlasti tasuks filtri segmenteerimise tingimused üle vaadata ja kas kontaktidele on tunnused lisatud. Ja seejärel siis vaadata seda, et kas segmenteerimiste tingimuste all filtris on ka need tunnused kasutusele võetud. Aga jah, seda tuleks juba täpsemalt kontopõhiselt vaadata. Just. Et iseenesest, kui te loote filtreid nende teie loodud parameetrite alusel, mida te siia pannud olete, siis kuskil baasist ära ei kao teil. Isegi kui te laete uue faili ülesse, siis ja seda väli on täitmata failis, siis see väli ära ei kustu. Ehk siis kui teil on juba olemas info siin maandbaasi olemas, siis ära ei kustu ja ei tohiks tegelikult muutuda asjad. Nii et selles mõttes kindlasti tuleb filtrid siis sel juhul üle vaadata. Ja Jane on ka pannud meil just õpetused, kuidas siis teha CSV faili Excelis lahti niimoodi, et täpitähed ära ei kaoks, et vaadake seda õpetust ka, kellel see niimoodi juhtub, et siis saab sealt natukene abi. Kas kellelgi on mõni küsimus tekkinud? Hetkel on väga hea aeg küsida, saab igasuguseid filtreid teile siia ette teha vastavalt teie vajadustele või midagi muud ette näidata. Et kõik õige aeg küsida on praegu. Ja kui neid küsimusi ei teki siia, siis tegelikult ma kõikide nende slaididega, slaidide lõpus tegelikult on ka näited olemas. Ehk siis seal on näiteid selle kohta, kuidas teha segmenti, kuidas näha kõikide kirjade avajaid. Seal on ka näide, mismoodi vaadata kõiki klikijaid, kes on sul kirjade vähemalt ühe korra klikkinud. Siis seal on näide, kuidas teha segmenti, kus on näha kontaktid, kes ei ole su kirja avanud ja kes on liitunud su uudiskirja listiga peale teatud kuupäeva. Ja samuti on näha segment, kus klient on ostnud kas ühe või teise toote. Ehk siis tegelikult saab natukene selliseid ideid omale ette, kuidas neid liste täpsemalt luua kuupäevapõhiselt. Ja kui te tahate teha neid oma parameetrite alusel, mida te olete üles laadinud, siis neid te leiate ilusasti üles siis, kui te hakkate filtrit tooma ja siin filtri segmenteerimise alusel on kõik teie enda loodud see parameetrid ka olemas. Ja kui kellegi hetkel küsimusi ei ole, siis kohtume õige pea järgmisel koolitusel. Ja kui on küsimusi, küsige kas kliendi toest, Smiley käest või võite ka mulle kirjutada, helistada, joonistada ja ma hea meelega vastan teile kõikidele. Lisainfoks siis veel, et slaidid ja video saadame hiljemalt järgmise nädala keskpaigaks meili peale. Väga hea, aitäh teile!